supplements start with a promise. Zenzino starts with a test. Omega-6s and omega-3s are essential fats we need from food to support normal heart, brain, and immune function. But they work best in balance. Getting enough omega-3 from our diet is harder than we think, and most supplements have no proven effect. Global studies show that roughly 6 billion of us aren't hitting recommended levels. This can leave us short on the key omega-3s we need to go directly to our cells to nourish and support our whole body. So where do you stand? Zenzino's Balance Test is an easy at-home fatty acid test you do in minutes, independently analyzed, securely coded, giving you a personal starting point. Then you act on your results with Balance Oil, a full-spectrum omega supplement with a unique grade of omega-3s that are easily absorbed by your body. Blended with naturally powerful antioxidants to keep the nutrients fresh and potent. 120 days later you test again. No empty promises, just scientific measurable proof that you're in balance. Because better health is personal, not a guessing game. And the only promises that matter are the ones we make to ourselves. Test. Don't guess. From the pioneers of test-based, personalized nutrition. Zenzino. Inspired change in life. Olen töötanud üle 20 aasta juba Tartu Ülikooli kliinikumis laste intensiivravi osakonnas õena. Meie osakonda saabuvad lapsed tavaliselt alates sünnist kuni siis täiskasvanuks saamiseni erinevate probleemidega. Põhilised probleemid siis on sügavalt enneaegsed lapsed, kõik südameriketega lapsed üle Eesti sattuvad meile, siis hingamisteede infektsioonidega lapsed, eriti talvisel ja sügisel ajal, RS-viirused, gripiviirused ja kõik teised ka vaimse tervise probleemidega lapsed, lapsed, kellel on siis eluohtlik seisund. Lisaks töötan ka ProAge'ilu kliinikus esteetilise meditsiini õena. Siin minu poole tihti pöörduvad noorukid siis oma nahaprobleemidega ja tegelikult just siin ma näen, et hästi tihti keskendutakse välimuse parandamisele ja kiirtele lahendustele, aga keegi ei vaata, mis toimub sees. Lisaks muidugi ma olen ise ka ema, mul on 2 last ja siis täna ma näen üha rohkem lapsi, kes on väsinud, haiged, kellel on keskendamise raskused, tervisemured, depressioon, ärevus. Ja täna räägingi sellest, kuidas me saame toetada oma laste tervist. Siis kõik me tahame, et meie lapsed tunneksid end hästi, oleksid terved, energilised. See on meie kõikide soov. Aga tänapäeva reaalsus on hoopis teine. Tänapäeva maailm on meie ümber tasakaalust väljas ning seda kinnitavad ka üha enam teaduspõhised testid ja uuringud. Kuigi lapsed võivad tunduda terved ja energilised, näitavad mõõtmised sageli hoopis teistsugust pilti. Ja kui uuringud on kinnitanud, et üle 80% Põhja-Euroopa lastest ei saa piisavalt D-vitamiini. Paljudel lastel on omega-3 rasvhappete puudus ja liiga kõrge omega-6 tase, mis põhjustab põletikku organismis. Iga 3. laps on varjatud toitainete puuduses. Lapsed söövad rohkem töödeldud toitu kui kunagi varem. Vähem vitamiine ja häid rasvu igapäevases toidus. Muidugi lastel on une kvaliteet ka langenud, ekraaniaeg kasvanud. Lapsed viibivad väga vähe värskes õhus. Ja lapsed näevadki väsinumad välja kui kunagi varem. Tõusuteel on keskendumisraskused, hüperaktiivsus, depressioon, ärevus, rahutus ja tegelikult me näeme, et laste terviseprobleemid muutuvad üha tavapärasemaks. Paljudel lastel on allergiad, kroonilised haigused. Lapsed tunnevad ennast kehvemini,
aga samas, miks see niimoodi on? Kui meil on rohkem teadmisi, parem elutase, parem võimalused ja üks põhjus peitub selles, mida me iga päev sööme. Meie toit ei ole enam see, kui kunagi varem oli, täis vitamiine, mineraalaineid, betaglükaane, kiudaineid. Toit vanasti sisaldas rohkem tervislikke rasvu, oli õiges tasakaalus omega-6 ja omega-3 rasvhappeid. Aga tänapäeval toit on küll kergesti kättesaadav, aga sisaldab palju vähem vajalikke toitaineid, sisaldab rohkem suhkrut, mis ei toeta keha loomulikku tasakaalu. Ja teadusuuringud näitavad, et meie toitumine on paigast ära, me tarbime liiga palju omega-6 rasvhappeid ja liiga vähe omega-3 rasvhappeid. Lapsed söövad küll kõhu täis, kuid nende rakud jäävad nälga. Kui laste aju ei saa seda, mida ta tegelikult vajab, hakkavadki tasapisi tekkima probleemid. Ja kui vaadata, mida siis laste aju vajab, et hästi töötada, siis tegelikult lapse aju vajabki õiget kütust. Aju kuivaine koosneb suures osas rasvadest, eriti omega-3 rasvhappest DHA-st, mis on oluline aju ehituskomponent. Vajalikud on muidugi vesi, valgud, mikrotoitained, sest need toetavad ajurakkude tööd, uute närviühenduse tekked ning üldist arengut. Ja tegelikult alati tuleb meeles pidada, et laps ei kasva ainult pikkuses. Tema aju ja immuunsüsteem arenevad ja kujunevad iga päev, mis tõttu on tasakaalustatud ja mitmekesine toitumine eriti oluline. Ja kui vaadata, kuidas toimub aju areng erinevates eluetappides, siis igas eluetapis on aju pidevas arengus. Laps ei ole kunagi valmis. Ta areneb kogu aeg. Sünnist kuni 2 aastani toimub aju kiire areng ja kasv. Eelkooli eas toimub keele, liikumis, mälu ja sotsiaaloskuste areng. Kooli eas arenevad õppimisoskus, keskendumisvõime ja info töötlemise oskus. Nooruki eas õpivad noored oma emotsioone paremini kontrollima ja neid teadlikumalt juhtima. Ja kui vaadata, siis kogu selle aja jooksul on olulised omega-3 rasvhapped ja D-vitamiin. Ja miks siis omega-3 on nii oluline, sest rasvhapped mängivad laste ajus väga olulist rolli. Nad toetavad aju arengut, aitavad kaasa keskendumisvõimele, mõjutavad meeleolu, hoiavad korras närvisüsteemi ning toetavad ka silmanägemist. Ja tegelikult omega-3 puudus võib põhjustada noortel ja lastel õpiraskusi, kehvemat keskendumist, suurenenud impulsiivsust, hüperaktiivsust, suuremat ärevust ning meeleolu kõikumisi. See väljendub ka igapäevastes olukordades. Näiteks, kui õhtul laps teeb 2 ühesugust last teeb kodutööd, üks laps suudab rahulikult ülesandeid teha, teine aga väsib kiiresti ära, ärritub, lükkab töö edasi. Ja eraldi ma muidugi tõin välja, kuidas rasvhapped mõjuvad noorte vaimsele tervisele, sest aju on organ, mis juhib meie emotsioone, käitumist, stressireaktsioone ning kui aju ei ole piisavalt toetatud, mõjutab see otseselt seda, mida noor tunneb, mõtleb, kuidas ta reageerib ja piisav omega-3 rasvhappede tase on seotud parema vaimse heaoluga ning võib vähendada ärevuse ja meeleolu kõikumisi. Ja Eesti noorte vaimne terviseprobleemid on viimastel aastatel selgelt kasvanud.
Sagenenud on stress, ärevus, depressioon, suitsiidimõtted noortel. Tervise Arengu Instituudi andmetel on suitsiidimõtted noorte seas sagenenud. Neist on esinenud umbes 14% poistes ja 30% tüdrukutest. Seda ma näen ka oma töös laste intensiivravis, et tüdrukuid ikkagi tuleb rohkem meile. Ja antidepressantide kasutamine on viimasel aastatel ka tõusutrendis. Tegelikult täna on omega-3 rasvhappete mõju laste arengule uuritud paljudes teadusuuringutes ning tulemused on väga selged. Siin on mõned uuringud mul välja toodud, et näiteks Oxfordi ülikoolis läbi viidi üks suurematest uuringust, kus osales 362 last vanuses 7–9 aastat ja uuring näitas, et omega-3 DHA rasvhapete lisamine parandas laste lugemisoskust, töömälu ja keskendumisvõimet. Siis Saksamaal 2019 aastal uuriti siis omega-3 mõju ATH-ga lastel ning lastel vähenes siis hüperaktiivsus, paranes tähelepanu ja käitumine. Siia ma tõin välja ka ühe viimase uuringu, mis avaldati see aasta. Üks väga suur uuring oli läbi viidud Šveitsis, kus osales 257 noorukit, kes 9 kuud siis võtsid 1 grammi EPA-d ja 500 grammi THA-d. Ning tegelikult uuring näitas, et omega-3 rasvhapped ei parandanud elukvaliteeti, ei ravinud depressiooni ja siin ongi väga oluline meeles pidada, et see ei ole mingi imeravim, kuid neid rasvhapped on väga olulised aju arenguks ning võivad toetada lapse ja nooruki kognitiivseid võimet. Seega on nende piisav saamine on väga tähtis, et ennetada juba probleeme. Ja siis räägin ka natukene D-vitamiinist. Uuringu järgi, mis viidi läbi Tartu Ülikoolis ühe magistritöö raames, selgus, et ainult umbes 2% lastest vanuses 2–9 aastat saavad piisavalt D-vitamiini toidust, mis tähendab, et enamik lapsi on puuduses. Ja siin slaidil on kokku võetud siis, miks see D-vitamiin on lastele väga oluline, sest siiamaani ma näen oma töös, et ikkagi paljud vanemad ei anna lastele D-vitamiini. Esiteks, D-vitamiin toetab luude arengut, sest ta aitab organismil kaltsiumi ja fosforit paremini omastada. Samamoodi toetab ta hammaste arengut. Ja uuringud on leidnud, et lastel ja noortel, kellel on madal D-vitamiini tase, on rohkem kaariest ja piisav D-vitamiini tase võib vähendada kaarise riski kuni 50%. Ja tegelikult seoses hammastega mul tuleb praegu meelde, et kunagi ma olen töötanud ka narkoosiõena hambaarsti juures ja olen näinud, kuidas väikestel lastel eemaldati narkoosis tugevalt kahjustanud ja mustaks läinud hambad. Mõnikord korraga 5, 6, 7 hammast või isegi rohkem. Et suht masendav pilt. Kindlasti ka D-vitamiin aitab hoida immuunsüsteemi tugevana, mis tähendab vähem haigestumisi. Ja siin paremal pool on toodud mul üks värske uuring. Tegemist siis oli randomiseeritud kontrollitud uuringuga, kus osalesid lapsed vanuses 6–8 aastat, osad said siis 800 toimeühikut D-vitamiini ja osad said siis platseebot. Ja tulemused olid väga selged.
et lapsed, kes said D-vitamiini, nendel oli siis 17% vähem haiguspäevi hingamisteede infektsioonide tõttu ja lausa 43% vähem palavikuga haiguspäevi. Ehk kokkuvõttes võib öelda, et D-vitamiini lisamine aitab vähendada haigestumist. See on väga oluline just väikelastele, kes käib lasteaias suht tihti, 1 nädal on lasteaias, 2 nädalat on kodus. Et kindlasti siin tuleb jälgida, et lapsed saaks D-vitamiini. Ja muidugi ka D-vitamiin toetab aju ja meeleolu arengut. Eraldi ma tõin välja ka D-vitamiini mõju soolestiku tervisele. Et on uuringud, mis tõestavad, et D-vitamiin aktiveerib antimikroobsed peptiidid, võitleb bakterite ja viirustega, tugevdab soolebarjääri, mõjutab soolestiku mikrobiomi, bakterite tasakaalu ja soole tervis mõjutab omakorda D-vitamiini imendumist organismis. Ja siin on näha, et kuidas D-vitamiini puudus mõjutab laste tervist erinevates vanusetappides. Et imikutel ja väikelastel võib puudus mõjutada luude normaalset arengut. Kõige tõsisem tagajärg on rahiid, kus luud muutuvad pehmemaks ja võivad hakata väärarenema. Kooliajas võib esineda rohkem väsimust, luu- ja lihasvalud. Noorukieas, kui kasv on väga kiire, on D-vitamiini vajadus eriti suur. Puudus võib põhjustada lihasnõrkust, selja ja liigesevalusid ning üldist energiapuudust. Ja tegelikult väga oluline on meeles pidada, et kuni 90% luu tihedusest kujuneb enne 18 eluaastat. See on ainus periood elus, kus ehitatakse üles tugev luustik kogu eluks. Seega, kui selles vanuses jääb D-vitamiini puudu, see võib mõjutada luude tervist ka täiskasvanu eas. Ja eraldi ma tõin välja ka sellise teema nagu lapsed ja sport, sest tänapäeval tegelevad paljud lapsed ja noored aktiivselt spordiga ning treeningkoormused paljudel on väga suured, igapäevased trennid, mitu tundi, nädalavahetusel võistlused. Seega kõik lapsed, kes tegelevad spordiga, vajavad rohkem omega-3 rasvhappeid, et toetada kasvu, lihaseid, luid. Toitainete puudus võib suurendada vigastuste riski, aeglustada taastumist ja mõjutada nii füüsilist kui ka vaimset vastupidavust. Ja samas piisav D-vitamiini tase on oluline selleks, et toetada immuunsüsteemi ja aidata kehal areneda tugevamaks. Kui täna siin on mõned treenerid, siis panen teie südamele, et kindlasti palun tuletage lastele, noortele, nende vanematele regulaarselt meelde, kui oluline on toetada oma organismi piisava hulga rasvhappete ja D-vitamiiniga, et ikkagi tagada hea tervis, tugev areng ja parem toimetulek igapäevaste koormustega. Sest oma kogemusel ma tean, mul on vanem tütar olnud 8 aastat iluvõimleja. See tähendas 5-6 korda nädalas trennid, ka 2-3 tunni kaupa. Ja siis mingi aja jooksul tekkis tugev ja püsiv seljavalu, mis viis lõpuks treeningute lõpetamiseni. Käisime küll füsioteraapias, kuid valu ikka jäi püsima. Ja siis ta läks mängima sulgpalli ja ikka aeg-ajalt kaebas seda seljavalu. Ja alles umbes aasta tagasi, kui me muutsime oma toitumist natukene, lisasime rasvhappeid, siis hakkas vaikselt see seljavalu kaduma. Ja tänaseks on peaaegu täielikult kadunud.
Ja tegelikult, kust me saame teada, kas meie lapsed saavad toidust piisavalt olulisi rasvhappeid ja D-vitamiini või ei saa. Et me ei pea oletama seda, selleks on olemas balanstest, mis põhineb keha rasvhappete tasakaalu hindamisel, kus vaadatakse omega-6 ja omega-3 suhet veres. See on lihtne kodune kuiv veretest, mis annab reaalselt pildi, mis toimub inimese organismis. Testi tegemiseks piisab väikest veretilgast sõrme otsast. Test on anonüümne, saadetakse Oslosse, Viitas laborisse, sõltumatu labor. Ja miks minu arvates me peame neid teste tegema? Et teada saada, mis tulemus on, et me ei pea oletama. Ja kõige tähtsam on see, et me saame jälgida muutust. Ja tegelikult see omega-3 ja omega-6 rasvhappete suhe võiks olla täiskasvanutel ligi 3:1 ja lastel 5:1, kuna kasvaval organismil on erinevad vajadused. Ja kui vaadata, siis keskmine Euroopas on 15:1, umbes 13-15:1 ja mujal maailmas 25:1 ja samas paljudel meie noortel on ka juba sinna kanti. Ja D-vitamiini saab ka D-vitamiini testi teha ja D-vitamiini tase võiks olla 75 kuni 125 nanomooli liitri kohta. Ja siin on ühe nooruki test, kes pöördus minu poole elukliinikusse nahaprobleemidega. Vestluse käigus siis selgus, et noor on pidevalt väsinud ning tal on raskused koolis, ei jõua ärgata. Tegime testi ära ja siis test näitas, et väga kõrge tasakaalutus 24:1. Näitas väga madalad omega-3 indeksid, mis viitabki, et organism ei saa piisavalt rasvhappeid. Ja organismi kaitseväärtus oli ka 0%, et rakud ei suuda omastada toitaineid. Lisaks oli ka D-vitamiini test väga madal, mis võib omakorda ka mõjutada nii nahaseisundit kui ka energiataset ja ka üldist enesetunnet. Ja siin on hoopis see pilt, kuhu meie peaks, see pilt, mida võiks olla iga meie lapsel. Et tegelikult 95% inimestest, kes kasutavad Syncina Balance tooteid, saavutavad 4 kuu jooksul parema rasvhappe tasakaalu. See on 5-aastase lapse test, kes on pidevalt võtnud rasvhappeid ja siin on näha, et laps on täiesti tasakaalus. Põletiku markerid on väga madalad, see tähendab, et laps on terve, ta ei tea väsimusest midagi, käib lasteaias pidevalt, ei tea, mis on palavik, köha, nohu. Et see on just see pilt, mida tahaks näha, et oleks meil kõikidel lastel. Ja kui me näeme, et paljud lapsed ei saa toidust piisavalt vajalikke toitaineid, tekib loomulik küsimus, mida meie siis saame teha vanematena, et aidata neil. Ja minu jaoks on kõige olulisem, et lapsevanem saaks teha teadliku otsuse. Seepärast räägin alati nii toitumisest, elustiilis kui ka võimalustest, kuidas vajadusel organismi toetada. Ja siin on välja töötanud lastele mõeldud toidulisandid, mis aitavad katta kasvava organismi igapäevaseid toitainete vajadusi ning kindlasti toetada lapse tervist ja arengut. Ja kui küsida minu käest, miks just neid tooteid valida, siis kindlasti teaduspõhine koostis on
kontrollitud kvaliteet ja loodud päris laste vajadusi silmas pidades. Ja vaatame siis eraldi iga toote. Balance oil, tutti frutti. See ei ole lihtsalt kalaõli. See on tasakaalustatud omega-3 ja omega-6 kooslus, mis toetab lapse ajuarengut, keskendumist, immuunsust. Mõnus tutti frutti maitse teeb selle igapäevase kasutamise lihtsamaks ja lapsele muidugi meeldivamaks. Kõrge EPA ja DHA rasvhappete sisaldus, kui vaadata poes, apteegis või mujal kuskil, siis paljudes on väga madal sisaldus. Lisaks see õli sisaldab polüfenoole, antioksüdante ja oliivõli ekstrakti. Muidugi siin on ka D3 vitamiin ka. On erinevate maitsetega, see on tutti frutti, on ka apelsini maitse, aga lastele ikkagi rohkem meeldib tutti frutti maitse. Ja noored, kes väga ei taha õli võtta või väga mõnedele on ebameeldiv see õli, samas see tutti frutti maitse on nii hea, et kõik võtavad ilusti, aga näiteks reisimiseks on ka väga hea kapslite kujus Sensino Essent Premium. Samamoodi sisaldab omega-3 ja omega-6 rasvhappeid, oliivõli, polüfenoole, aga lihtsalt mugavamas vormis, et kapsleid on lihtne neelata ja neile ei ole mingid kalamaitsed. Ja üks mu lemmikutest toodetest on Multi5, lihtne viis, kuidas anda lastele vajalik iga päev vitamiinitoetus. Siin on nii palju vitamiine, et vitamiin A, B6, folaat, B12, C, D, tsink. Kõik need vitamiinid toetavad immuunsüsteemi normaalset talitust, luude kasvu ja arengu lastel. Kokku lausa 12 vitamiini, 2 mineraaltoitainet, betaglükaanid, mis jällegi tugevdavad immuunsust ja koliini. Samamoodi laste sõbralik, maitsev, näritav, tutti frutti maitsega. Kõik lapsed võtavad väga hea meelega. Ja muidugi ka üks ülitähtsamatest on D-vitamiin. Sinoshine D-vitamiin koos magneesiumiga. Hästi imenduv tablett D-vitamiin. Siis mõjutab aju arengut ja meeleolu, tugevdab immuunsüsteemi ja luude ja hammaste arengut, nagu me enne rääkisime, ja magneesium siis närvi ja lihasfunktsiooni tugevdab. Samamoodi on puhas, taimne, hästi imenduv, tõesti väga hea valik laste jaoks. Ja kokkuvõtteks võin öelda, et selleks, et tänapäeva lapsed oleksid terved, energilised, vajavad nad igapäevaselt piisavalt und, viibimist värskes õhus ning tervislikku ja mitmekesist toitumist. Väga oluline on ka, et kvaliteetsete toitainete kättesaamine ning omega-3 ja omega-6 rasvhappete tasakaalussuhe, mis toetab aju, närvisüsteemi ja üldist arengut. Ja tegelikult iga väike valik, mida me täna teeme, võib homme muuta kogu meie tervise tulevikku. Ja kui tervis hakkab ikkagi laste intensiivravis, ma tihti näen, kui habras see elu on ja kui hindamatu on tervis. Ja suht tihti ongi, kui tervis hakkab käest minema, ei ole enam peamine küsimus, kui palju see maksab,
vaid hoopis, kas ja kuidas on võimalik seda tagasi saada. Et tegelikult meie kui lapsevanemad peame hoolima oma laste tervisest juba täna.